No nii, tere jälle, hea kanali jälgija, tellija ja vaataja. Täna siis taaskord midagi tõelistele noagurmaanidele. Ehk siis Park River 1.5. See on siis nüüd natuke suurem Park River kui eelmises videos, mis ma Park Riveri kohta tegin. Seal siis ma rääkisin 1.2 Park Riverist ja veel LT seeriast, mis on siis nii-öelda saledam. Aga kahjuks 1.5 ei ole olemas LT seeriat. Mis see siis tähendab? Et see seeria tähendab Park Riveril on siis kõik noad tera paksusega 5,5 millimeetrit. Nii, et LT seeria siis, mis on Park River 1 ja Park River 1.2 olemas, et seal on 4 millimeetrit siis tera paksus. Aga muud mõõtmed on nagu enam-vähem, peaksid olema samad. Et siin on tera pikkus 147 millimeetrit, kõik kokku on 279 millimeetrit, kaalub ta natuke alla 300 grammi, 280 vist umbes, midagi sellist. Ja HRC on tal siis 58–60, jälle taaskord üllataval kombel nii-öelda tootja märgib nagu sellise üsna arvestatava kõikumise. Et teras on siis CPM 3V ja nuga ise on siis nii-öelda täisrood nuga, ingliskeelselt siis full tang. See jäi mul ka eelmise Park Riveri 1.2 kohta mainimata, et ta on täisrood, aga ütleme videos on näha, kui ma teda nii-öelda näitan, et ta on ikkagi täisrood. Et mul siis nii-öelda väiksem veli on kõrval. Ehk siis tulen korraks kaamerale lähemale. Et nii palju siis on siin väikest vahet. Ja see erinevus on ka nüüd sellel 1.5, et siin on olemas teral selline hea mõnus kergendus. Ma olen pannud tähele, et mina rohkem kasutan seda isegi niimoodi, et pöial on pigem siinpool ja siis ma niimoodi nagu lõigun midagi. Ja see on eriti hea, aga mõnikord ka panen pöidla siia. Aga pigem on mul pöial rohkem siinpool. Nii, tera paksuseid ka korraks näitama. Ikka on vägagi märgatav vahe sees. Jah, minu eelistus, tunnistan ausalt, langeb nii-öelda saledama teraga noale. Et tal on ikkagi omad plussid, kui on vaja just nimelt nii-öelda millegist diagonaalselt läbi lõigata. Et ta jookseb lihtsalt asjadest paremini läbi. Aga samas ma ütlen ausalt, et ei ole ka üldse see Park River oma 5,5 millimeetrise tera paksusega ei ole kehva. Et täitsa kenasti saab hakkama, et tahan mina nüüd teha omale nii-öelda nagu telgivaiakest puuoksast. Ma ei saaks öelda, et kuidagi vaatamata 5,5 millimeetri paksusele terasele nüüd nagu kuidagi halb oleks midagi teha. Et tegelikult jookseb ta päris kenasti. Teeme nüüd natukene paremini seda vaia. Jah, ütleme, et jah, kindlasti, kui ma nüüd tahan
mingid nokitsemistöid teha puu kallal. Et see teine Park River 1.2 LT seeria või siis kui ta oleks ka number 1 Park River, oleksid teatavas mõttes no oleksid paremad ja ei saa vastu vaielda, aga tegelikult on ka see nuga suurepäraselt vaia tegemisega hakkama saanud. Proovime korra kasepuud ka, et kuidas ta meil siin nagu jookseb risti kiudu. Noh, teeb ära ilusti tegelikult. Jah, ütleme, et kui see minu teine Park River on nagu 5+ eeskujulik, siis see on niisugune tubli 4+. Et noh, mis on ka ju teadupoolest väga hea hinne. Ega siis ei pea ju tunnistusel kõik 5 olema. Et mõni 4 või 4+ võib ka ju sinna sisse ära eksida. Vot, aga jah, ütleme, et äärmiselt esteetiline nuga. No ja taaskord, kes nii-öelda tahab nüüd seda Park Riverit omale osta, siis see saab tegelikult noa, mille ostu ta ei kahetse. Teda saab nüüd ilma selle tera kõrgenduseta valida. Jälle on 10 erinevad käepideme versioone, erineva värvimustriga ja nii edasi. Isegi nüüd mitut erinevat mikartat, mitu erinevat puitkäepideme versiooni, nii et valik on üüratu, tõesti. Praktiliselt ma ütleks nii, et igale maitsele. Ja käepideme ergonoomika on vägagi mõnus, et toimetada on temaga, on hea, mitte midagi pole öelda. Et jah, ma toon praegu oma isikliku kiiksu välja. Et võt näiteks kõik sellised liigutused, mida ma nüüd siiani olen temaga teinud, et ma pigem eelistaksin nende tegemiseks kasutada siis Park River Bravo 1.2 või siis isegi 1, mis on veel lühema teraga, aga tegelikult teeb see suurem Bravo ka ilusti ära kõik, mis vaja on. Lihtsalt saledama teraga, just kui see 1 ja 1.2 on nii-öelda veel LT seeria, siis selle saledama teraga on neid töid, mida näiteks metsas kämpides või matkal või bushcraftiga tegeledes või ellujäämisolukorras on vaja teha, on tegelikult lihtsalt saledama teraga ikkagi natukene parem teha. Aga see on täpselt see, et kui saledama teraga on kõiki need asju teha nii-öelda 5+, siis see on 4+, mis on ka väga hea. Võib-olla isegi ütleks nii, et 5-. Aga võt niimoodi elus on, et tulemus näete on ju tule süütamiseks päris kena. Et elus on ikka nii, et igal kepil on 2 otsa ja kui mõni pluss, siis alati on ka seda tasakaalustab mõni miinus. Ja kui on mõni miinus, siis on jälle mõni pluss, mis tasakaalustab. Ütleme nii, et see tule pulga pealt sädeme tõmbamine on ka temal niisugune, ma ei ütleks, et 5+ just, aga mitte kehvem kui niisugune 4. Et saab ilusti hakkama. Et mul ei ole võib-olla täna siin see minu lemmik tulepulk just käepärast, mida ma tavaliselt kasutan.
et see on niisugune veidikene teistsugune, et aga noh, saab hakkama igal juhul. Mis siis tema nagu kõige niisugune tugevamad küljed oleksidki? No vaieldamatult, ütleme, kui sa nüüd tegeled nagu bushcraftiga, metsas ellujäämisega, niisugused huvitobid on, siis see nuga on täpselt see nuga, millega sa tegelikult nagu metsas saad väga mõnusalt omale lõket ette valmistada. Kui mul on vaja nüüd metsas niisugune käevarri jämedana kuivanud kuusk maha võtta, siis selle tööga ta saab väga kenasti hakkama. Aga jälle taaskord ma olen aus oma vaataja suhtes ja ütlen, et ta on minu silmis selline vähemalt tugev 4+ või siis niisugune enam-vähem 5-, kuskil midagi seal. Et miks? Kui mul on vaja seda puud langetada, tal on massi, ma ei pea väga palju jõudu rakendama selleks, et ta nüüd siin puidukiudude vahele tungiks, aga ta on paks ja ta ei lähe väga sügavale. Ehk siis see tähendab seda, et ma pean ikkagi lõpptulemusel rohkem tööd tegema kui mõne teise saledama nii-öelda noaga. Aga mass jälle, mass on tal hea. Et ütleme, et see saledam nuga, kui ta oleks nüüd samades mõõtudes, ütleme, et sissipuuko peltoneen läheb sinna tuuri, mis võiks olla enam-vähem temaga ühtedes mõõtmetes ja on niisugune saledam, siis jah, ta läheb nii-öelda sügavamale puidu sisse, aga teistpidi sa pead jälle seal rohkem nagu seda jõudu rakendama, sellepärast, et ta on kergem, see on jälle raskem. Et ma kasutan nüüd mingit abivahendit, siis see muidugi muudab mängu, et sel juhul on sissipuukol ikkagi eelised, et kui ma nüüd nuia abi kasutan, siis on sissipuukol kindlasti eelised sellise tänu oma terasaleduse tõttu. Aga taga saab seda kõike teha. No mis tal siis niisugune tugev külg võiks olla? On siin täna võetud üks kasejalg, tihe. Vaatame, kas me selle pooleks saame, kui kergesti või raskesti ta nii-öelda sellele lõhkumisele, lõhestamisele allub. Nii, kuskile siia maale nüüd jõudes lõi lõhe alla välja. Nii, ta jookseb siin jõuste alla välja see lõhe. Mida see minule ütleb? Minule ütleb see seda, et kui ma nüüd metsa lähen, siis ega mul eriti kirvest vaja ei lähe. Et kui mul on vaja mingisugune puualg, või kas või võtame see sama käevarri jämeduse kuusemetsast maha, vaja sellest teha nii-öelda alud, siis see nuga on täiuslik selle jaoks. Vot siin on küll täpselt niimoodi, et selle koha pealt nagu niisugune 5+, igal juhul 5+. See on täpselt see tema nii-öelda leivanumber. Tal on veel leivanumbreid. Tema teine leivanumber, mis on üks minu silmis ka, kuidas öelda, oluline asi, mille pärast ma võib-olla pigem langetan valiku selle noa kasus, kuigi mõnegi töö jaoks võib-olla mõni teine nuga on mõnes mõttes natukene mugavam.
aga see pluss on see, et ta hoiab tera. See nuga jälle, ta lihtsalt ei mõista minna nüridaks. Et ta ei ole mul nii kaua olnud kui Bravo 1.2. Aga noh, ma mõtlen, nüüd on ta mingi paar kuud mul olnud. Et täna meil jaanipäev. Jah, kuskil ma ta ei mäletagi täpselt, aprillis vist sain äkki. Ja noh, samuti ma ei ole kordagi teda teritanud. Paar korda olen vist hooninud hoonimislaua peal ja see on kõik. No ta ei mõista lihtsalt nüridaks minna. Ja noh, olen ma taga neid töösid ikka teinud natukene, nii et on olnud üsna sellises arvestatava tihedusega kasutuses. Et kes siis võiks nagu see sihtgrupp olla, kes seda nuga nii-öelda võiks tarbida. Ja siin pole kahtlustki, ütleme kõik, kes tegelevad sellise survivalismiga hobikorras. Et see nuga sobib sellise nii-öelda asja viljelemise harrastamise jaoks, et sa saad taga metsas suurepäraselt hakkama. Ta sobib täiesti metsas puude maha võtmiseks, nende väiksemateks tegemiseks, lõkke ettevalmistamiseks. Et noh, kui me võtame nüüd urban survival situatsiooni, siis no arvestades tera paksust, terase marki, on isegi ilmselt võimalik ka näiteks mingit laadi auto ust lahti painutada, kui on vaja autosse pääseda ja mingid selliseid nii-öelda painutusega, millegi lahti kangutamisega seonduvaid mingeid tegevusi, töid tegema. Nii et ta võiks nagu vastu pidada sellele. Et noh, kes tegelevad bushcraftiga. Ütleme niimoodi, et need, kellel hobikorras tegelevad bushcraftiga, ta sobiks neile, aga kindlasti ta ei oleks nii-öelda minul isiklikult bushcrafti noana esimene valik. Ei oleks. Et ta küll on nagu väga hea ja temaga teed kõik ära, mis vaja on, aga ta ei oleks minul kindlasti siuke esimene valik. Ta sobib selle jaoks, aga ma leian, et on sobivamaid nugasid. Et võtame kas või tema nii-öelda väiksemad velid. Et noh, võib-olla mõnes mõttes metsa minna olekski suhteliselt nagu siuke ideaalne kombo, et kui meil on nüüd siis Bravo 1.5 ja lisaks on meil Bravo nagu 1 LT näiteks just või mõne nii-öelda konkurendi nugadest siis Fälgniven F1 seeriast midagi. Et noh, siis see oleks nagu väga hea siukene kahe noa kombo, et see nagu võiks küll metsas olles kõikvõimalikud ülesanded nagu paarina ära täita, mis neile nagu panna. Matkaja, kes matkab? Noh, ütleme, et jah, matkaja minu jaoks see inimene, kes paneb pigem seda off-roadi nii-öelda seljakott seljas, mitte märgistatud matkaradasid minu silmis nagu matkateel kulgeja. Et matkaja võib teda vaja minna tegelikult tema suuruse tõttu. Noh, kui on vaja mingeid puid maha võtta, kas või näiteks selleks, et üle mõne tüma koha rabas saada ühelt rabasaarelt teisele, et siis või mõni kraav ületada, et sul on vaja mõned siuksed käevarjämendused, toored kased maha võtta, et nii-öelda nendega oma rada teha või siis purret teha. Et seal selle jaoks on ka võiks sobida just oma massi ja terapikkuse tõttu, et noh, samuti siukse metsiku lõkke ettevalmistamiseks võiks tast abile. Noh, ütleme nii, et matkajale ta juba võiks sobida. Sellisele RMK matkateel kulgejale ei usu, et see nuga väga sobilik oleks, et ta on liiga raske. Et nagu, kui sa liigud ühest ettevalmistatud lõkkekohast teise, et sul ei ole nii karmi riistapuud seal vaja, et sa nagu nii, ütleme, jõuad oma laagripaika, teed seal võib-olla tule üles, selleks, noh jah, saad sa väiksema noaga ilusti hakkama,
võib-olla teed üldse söögi pigem priimuse peal valmis ja noh, ütleme, et üks matkatee kulgeja jaoks ei ole tõenäoliselt see nuga nagu noh, võib võtta kaasa, aga ei ole ratsionaalne. Ma võtaks pigem midagi pikemale matkale midagi kergemat kaasa ja mis paremini lõikab. Et teisalt jälle tõesti on see, kuidas ta tera hoiab. Kui mul on plaan näiteks matkatee mõni nendest teha niimoodi 1-2 hingetõmbega läbi on ju. Siis muidugi jah, kas ma nüüd võtan mõne väiksema kergema noa, mis võib-olla vajab teritamist, aga ma siis võtan luisu mingisuguse kaasa, mis on jälle kaal või siis võtan sellise noa, mis ei vaja teritamist. See on jälle siukene, tuleb kodus seljakoti pakkides kõik asjad üle kaaluda ja siis need viimase hetke otsused teha. Et nuga iseenesest ei ole odav, et ma nüüd enda oma siin hinda ei mäleta, aga kui ma siin praegu vaatan, mis hinnaga nad siin üldiselt on, 409, 419, 439, 469, 479 eurot. Et minu oma oli ka üks nendest kallimatest, ma valisin omale sellise, mis on nagu edevate neetidega käepideme peal, et tahtsin ilusat nuga. Et ei ole odav nuga, aga see on nuga, mille puhul kindlasti ma usun seda, et kui sa ostad, siis sa ei kahetse seda ostu, seda raha kulutamist ja tõenäoliselt nii-öelda sinu pärijad naudivad seda nuga edasi. Ja mis siis veel? Sa pean ka alguses ütlema, et tema teritusprofiil on konveks. Et jah, selles mõttes siukene väga usaldusväärne nuga. Ma julgen seda nii-öelda inimestele soovitada, et kindlasti ei kahetse, kui see on olemas, leiab talle rakendust. Aga jah, ütleme, et minul ta isiklikult selliseks nii-öelda primaarseks noaks ei saa. Et tänase seisuga on ikkagi ma peaks öelda, et see, mis mul iga päev on vöö peal, ükstapuha, kus ma lähen, siis mis ma teen kodus tööl ja puhkehetkel, kemmergus ja matkaretkel, siis on see Park River Bravo 1.2. Aga ütleme niimoodi, et Park River Bravo 1.5 on mul kusagil käeulatuses. Ega ma siin pikalt midagi temast rohkem rääkida ei tahagi. Asi on hea, et mõnedest nugadest, nüüd lõpetuseks ma veel niimoodi annan teada, et mõnedest nugadest, millest ma olen juba rääkinud, tulevad ka kordusvideod. Et põhjused on väga lihtsad. Et üks on see, et ma olen neid nugasid ajas õppinud paremini tundma ja mul on midagi lisada. Mingi arusaamine on veidikene muutunud, aga teine asi on ka see, et näiteks ütleme, kuna ega need noad, mida ma reeglina teile tutvustan, enamus ei ole just sellised odava moodsa noad. Et siis ei ole mõistlik nii-öelda olla niuke nagu mina, kes ostab lihtsalt kõik kokku. Et soovitan teil olla mõistlikum kui mina. Ja osad videod, mida ma nüüd plaanin teha, ongi näiteks siis ütleme selles stiilis, et ma võtan nüüd sama Park River Bravo 1.5 ja mis võiks temaga näiteks nüüd samasse klassi jääda, on Fälgniven A1. Et neil on nii-öelda, kuidas öelda, nad on loodud ühe ja sama eesmärgi nii-öelda saavutamiseks ja ühtede samade põhimõtteliselt ülesannete lahendamiseks. Ja mul ongi nüüd plaanis näiteks võtta mõni nädal ette, et kui ma teen siin mingisuguseid töid omal väljas, aias, süütan lõkkeid, õiendan toidu kallal, et siis ma teen neid kõiki neid liigutusi 2 noaga. Ühe viiluliha lõikan ühega, teise viiluliha lõikan teisega, ühe noaga teen ühe nii-öelda süüte sükse lokitatud pirru valmis, järgmise teen teise noaga, teen kõiki tegevusi paralleelselt, et saada nüüd see sama võrdlusmoment nagu hästi selgelt kätte.
ja mõned sellised videod tulevad, kus ma siis sarnase nii-öelda klassi või kategooria nugasid hakkan võrdlema. Ja ma usun, et sellest oleks just selles mõttes teile abi, et kui ma neid võrdluseid teen, et siis see aitab teil nii-öelda rahakotis raha säästa sellega, et lihtsalt võite minu arvamust võtta kuulda ja teha siis otsuse näiteks, kas ostate selle või tolle toa. Et võib-olla ma küll ühte nendest, ilmselt ühte mingitest võrdlusnugadest ma hakkan nii-öelda rohkem kiitma, leian tema jaoks nagu rohkem plusse, tema puhul, teise puhul vähem plusse, aga nagu ma olen alati rõhutanud, et kõik see on ikkagi subjektiivsuse varjundiga ja see käepide, mis minu jaoks võiks näiteks täiuslik tunduda, on teise jaoks jälle ebardlik käes, suisa vastik ja mina kiidan ergonoomikat, teine laidab, mida siin kiita, pole olemaski sihukest asja nagu ergonoomika, nii et aga ehk võib-olla mõnel inimesel on ka sellisest nii-öelda võrdlevast videost midagi abi ostuotsuse langetamisel. Aga sellega ma siis tahan nagu selle Park Riveri jutu praegu kokku tõmmata ja nii palju võiks veel lisada, et teda saab siis ka horisontaalasendis kanda ja siis ka niimoodi vertikaal. Ja selline ta siis meil kenakene on. Aga kui enne mina ei kuule, siis järgmine kord.